Tere tulemast kuulama Euroonikuse taskuhäälingut. Tänases saates on Meelis Väljamäe ja Indrek Sillaste ja meie räägime teile viimastest tehnikuudistest, mida on tegelikult hästi palju ja mõned neist on ka loomulikult üsna põnevad. Aga alustame sellisest lihtsamast asjast, nimelt Windows 11, mis on praegu juba mingi aasta otsa vist kõigi uutel arvutitel peal olnud, sai esimese suure uuenduse, et sellist väiksemaid on tehtud ennegi, aga nüüd on siis sellise 2022 uuendus, mis toob päris palju uusi asju ja tegelikult välimuses väga palju ei muutu, aga muutub kasutusmugavus. Et mulle endale meeldib kõige rohkem see, et kui mul on 2 monitori ja ma tahan sinna 2 monitori peale mahutada näiteks 4 erinevat akent niimoodi, et nad oleks enam võrdselt, siis selle nende tirimine on tehtud veel mugavamaks. Nüüd, kui sa haarad aknast kinni ja üritad liigutada, siis ta viskab sellise nagu joonistab pildi, et kuhu seda kõige paremini mugavalt panna saad. Et see on nagu tegelikult hästi mugav, et sa pead võitlema sellega, et kas ta läheb õigesse kohta õige suuruses. Ja ise sellega seoses isegi väike üks nupp on selle juures, et see nurgas on see paremas nurgas, mis on muidu see akna suuruse muutmine, kui sa ise liire noolega sinna peale lähed, siis ta tegelikult pakub sulle variandid juba välja, et saad ühe lihtsalt klikiga saad kohe sealt teha esimese 6 akna lahenduses sees saad kohe valiku teha, et isegi lohistama ei pea, et tegid natuke veel lihtsam on see. Just, et see mulle meeldib väga. Ja teine asi, mis oli Windows 10, vist kui ma eksi oli olemas, aga 11 oli vahepeal kadunud, nüüd on tagasi, on siis see, et kui sa tahad sinna alla riba peale midagi lohistada või lisada mingit äppi või kausta, siis sa saad seda siis võtta ikoonist kinni lohistada, et vanasti sa lihtsalt pidid sinna ikooni peale klikkima, tegema parem klikki ja ütlema, et paigalda see nüüd sinna taskbaril, eks ole. Nüüd saab seda lohistades teha. See oli kummaline asi, mis oli ära võetud. Üks asi, mis mina siiamaani taga igatsen, mida ei saa veel teha, on see, et Windows 10 minul on kõigil arvutitel on siis see taskbar või tegumiriba on pandud vasakule küljele, mitte alla äärdest, et kui monitorid on tavaliselt kitsad ja laiad, siis minu jaoks on niimoodi rohkem ruumi, aga seda ma siiamaani Windows 11 teha ei saa, mis on tegelikult kurb. Kolmas asi, mida on kaua oodatud ja mis nüüd on olemas, on siis see, et startmenüüsse on tekitatud võimalus teha kaustu, ehk siis sa saad panna nagu mingid ühte tüüpi äpid või need ikoonid saad panna kaustu samamoodi, nagu sa Androidil saad teha, eks ole, saad teha endale sobivalt kaustu ja siis niimoodi rakendusi sorteerida, eks ole, või grupeerida. Ja lisaks on mugavaks tehtud Bluetooth seadmete haldamine ja muud sellised pisiasjad ja üsna palju on ka selliseid pisikesi, aga olulisi disaini muudatusi, mis lihtsalt teevad selle pildi nagu ühtlasemaks, ilusamaks ja selliseks. Teevad natukene Apple'i moodi rohkem. No eks nad lähevad. Või Androidi moodi rohkem. Ja ma jätkuvalt nimetan seda, et on väga Linuxilik, aga tegelikult eks nad lähevadki ju, kui sa vaatad iOS-i ja Androidi, siis ka üks läheb ühele lähemale, teine läheb teisele lähemale, eks lõpuks kõik operatsioonisüsteemid on lõpuks ühesugused, sest et tundub, et nagu inimesed ootavad mingisugust konkreetset disaini ja siis kõik tootjad nagu lähevad selle disaini poole, mida kasutajad nagu ootavad, eks ole, et see selline lähenemine üksteisele toimub päris aktiivselt. Vaata kui lahe oleks, kui lõpuks ongi selline nagu ühtne platvorm, kõik saavad kõikidest asjadest ühte moodi aru. Kõik seadmed oskavad ühte lahendust, igaüks toodab oma tehnikat, vaata kui lihtne oleks. Jah, seda kahjuks vist juhtub. Jah, unistus on selline. Et meil on selles nii hästi, et meil ei ole nagu 10 erinevat konkureerivat asja. Ja kolmas asi või 4 on praeguseks siis see, et mänguritele on tulnud ka, kuna Windows 11 on nagu nii natukene parem mängimiseks kui vanemad operatsioonisüsteemid, just sellepärast, et ta suhtleb otsem graafikakaartide ja asjadega, et ei ole nagu seda tarkvara osale nii palju vahel, mis tähendab seda, et asjad on kiiremad. Siis nüüd on ka näiteks HDR on tehtud paremaks ja samuti siis VRR ehk siis muutuv värskendussagedus, mis on kiiremate monitoride jaoks väga oluline. Need töötavad nüüd ka niimoodi, kui sul on siis, ei ole täisekraani peal, vaid kui on mäng või mingi asi, mis sa kasutab on aknas, ehk siis ka nüüd akna režiimis saab kasutada siis kiiremat värskendussagedust, mis on tegelikult väga hea lisa. Ja üsna palju on ka selliseid mitte heli, vaid hääle jaoks mõeldu uuendusi, et ta saab paremini aru kõnest ja oskab seda paremini töödelda. Aga kuna need eesti keele põhiselt siiamaani väga hästi ei tööta, siis need ilmselt ei ole meile siin Eestis praegu hetkel väga tähtsad. Kui inglise keele diktsioon on hea, siis ta saab sinust ilusti aru. Jah, seda küll. Aga eks see kõnest arusaamine on ka nagu üsna suur prioriteetiga kõigi jaoks ja Google on see küll päris kõvasti ees kõigist, aga tegelikult Microsoft
teatavasti püüab sinnapoole, et nende tarkvarad asjad oleksid nagu kõigis keeltes, kus neid kasutatakse olemas, et nad tegelikult tegelevad selle eestindamisega vähemalt siis nii-öelda tekstis väga aktiivselt, et võib-olla nad jõuavad ka kõnes kunagi sinnamaani. Kes teab, et võib juhtuda, et nad jõuavad Google'ist ette eesti keeled vaega, eks ole. Et selles mõttes, Windows on ju aastaid eesti keelne olnud ja Office samamoodi, eks ole. Google on tegelenud ju oma selle eestikeelse abilisega ju, või eestikeelse siis nii-öelda tõlkega vist äkki 4 aastat või isegi peale juba. Aga seal on ikkagi nagu selles mõttes probleeme, et jah, Google'i klaviatuur toetab eesti keelt, eks ole, saab aru. Aga näiteks Assistant siiamaani ei oska eesti keelt või samas ta ei saa aru, eks ole, kuigi võiks. No sellega nad ongi 4 aastat vähemalt tegelenud, kui lasti siin ju isegi ju mingitele inimgruppidele lasti ju mingid teatud laused teatud kontekstis sisse lugeda ja seda infot nad ju kogusid, aga seda, kas siis seda kuidagi töödeldakse, ei tea. Ilmselt sellega tegeletakse, aga ma usun, et seal on prioriteedi, mida suurem keel, seda rohkem ressurssi sinna pannakse. On palju suuremaid keeli on olemas kui eesti keel, aga küll nad jõuavad ka selleni. Aga inglise keel oma näiteks aegalt ma olen katsetanud seda, kui pöörad assistanti inglise keelde, siis oskadki, õigemini diktsioon on hea, siis ta saab ju väga hästi aru. See ongi nagu probleemiks see, et minul vähemalt kogemuses, kui sa määrad paned telefoni menüü või süsteemi keeled eesti keeleks, siis assistant lihtsalt loobub töötamist, ta küll avaneb, aga ta ei tee mitte midagi. Ja kui sa võid inglise keele peale, siis ta töötab. Aga seda dikteerimist või siis nii-öelda Google'i klaviatuuriga näiteks Wordis või nende enda Keepis või mõnes sellises äpis, kuhu saab siis nii-öelda teksti kirjutada, sinna dikteerimine tegelikult töötab, aga sa pead ikkagi rääkima suhteliselt aeglaselt, et kiirest tekstist ta ei pruugi aru saada. Tegelikult see on üks Pixli telefonide eeliseid, inglise keele põhiselt, et kui see nii-öelda kõnes teksti muutmine käib ju Google'il pilve kaudu, eks ole, siis Pixli telefonides käib ta telefonis endas ja see pidi olema uskumatult kiire, aga see muidugi on inglise keele puhul, eks ole, eesti keele puhul ta ilmselt ikka tahab pilve saada. Eesti keele variandina ma olen kasutanud mingi aeg tagasi sükest äppi nagu Kõnele, mis tahtis, et defaultina määrad ära tema nii-öelda äppi oma selleks nii-öelda default tekstisisestus äpiks ja siis see töötas eesti keeles. Ja ma ei ole seda proovinud, tegelikult see on päris hea mõte, et seda peaks testima. See täitsa töötas, sellega said nii, et sa põhimõtteliselt telefon on sul autol ees akna küljes ja see Android auto jookseb sul keskkonsoolis ja kui sa telefonile räägid juttu, siis nii-öelda ta reaalselt kirjutas ikka väga, väga hästi, kirjutas selle kõne tekstiks. Ma pärast kohe proovin seda, et huvitav. Aga kui Microsoftist rääkisime, siis Microsoft teeb 12. oktoobril, ehk siis mõne nädala pärast oma järjekordse Surface arvutite esitluse ja mis seal ikka muud tulla saab, kui uus Surface nii-öelda hübriidarvuti, ehk siis tahvli ja sülearvuti selline hübriid ja siis ka ilmselt uus Surface Book, mis on selline klassikaline sülearvuti ja kuna Surface'ist on alati nagu väga head olnud, nagu suhteliselt kallid olnud, aga nad neid peetakse nagu väga headeks, siis eks me näe, et põnev on igal juhul näha, mida nad seal välja kuulutavad. Tavaliselt nad kuulutavad välja ka mingisugust pisiasju, kõrvaklappe või midagi sellist. Et eks näeb, millega nad seekord üllatavad. Selleni on siis nagu 2-3 nädalat veel aega. Ja umbes samal ajal tulevad ka välja ka Google'i Pixel 7 seire telefonid ja Pixel Watch kell, eks ole, mis praegu räägitakse, et on üsna kallis võrreldes väga sarnast sisuga Galaxy Watchiga, eks ole, 1,5 korda või 2 korda kallim isegi. Et küll natuke teistsuguse disainiga, aga konkurentsi võib-olla on vaja seal Androidi kellade maailmas. Jah, Apple'il ka ju, Apple'i omad, mis on tulemas nüüd, et ultraversioonid on ka, hind on 1000 € hetkel. Just, et nad konkureerivad selleks karminiga, et Apple'i asjadest nii palju, et kuna nad homme-ülehomme siin müügile jõuavad, siis tegelikult ilmselt järgmises saates me saame juba võib-olla teha mingisuguseid järgi proovitud või oma kogemusest lähtuvaid järeldusi, et saame ka pajatada nagu nii-öelda siis sellest, kuidas nad meile meeldivad. Lähme siit edasi Logitechi juurde. Logitech on viimasel ajal teinud hästi palju erinevaid mänguritele mõeldud seadmeid, kogu aeg teinud mänguritele mõeldud seadmeid, aga viimasel ajal nad nagu kuidagi väga aktiivselt jupikaupa lasevad välja uusi tooteid, mõnikord on neil nagu jupp aega selline vaikus, siis nüüd on neid ikka järjest tulnud ja üks uus asi on siis selline Androidi põhine mängukonsool, mis on mõeldud pilvemängudeks, ehk siis Google Stadia või Microsofti Xbox Cloudi jaoks, eks ole, aga
juba räägitakse 300, ütleme ilmselt Eesti Euroopas kuskil 400 €, et see on nagu päris kallis hinde, sest sees on seal tegelikult ikkagi selline Androidiga telefon, või ütleme Androidiga tahvelarvuti väike, millele on pandud siis sellised nupud külge, nagu mängukonsooli nupud on, eks ole. Paljud vist eelistavad siukse hinna juures tihti ikkagi telefoni pealt. Just, telefonil saab ju tegelikult osta juurde neid erinevaid nupulisasid, eks ole. Joystikud, puldid, asjad, mille tegelikult töötavad ka ju PlayStation Xboxi pultidega, eks ole. Sa tahad nagu eraldi kasutada, kui sa tahad külge panna, siis neil on olemas sellised ümbrised, kuhu käivad klõps need puldid külge, et ilmselt Logitechi mõte on see siis, et telefoni aku kulub, aga seda seadet saab kasutada nagu eraldi, et 7-tolline on ta, ehk siis väiksema tahvelarvuti suurune. Aga 60 Hz ekraan, IPS-ekraan, mitte OLED, mis kui me vaatame, et näiteks uus Switch, mis on OLED ekraanil ja on hind isegi soodsam praegu. Just, või kui me võtame näiteks sama praegu meil sooduskampaanias oleva Galaxy A52S, mis on 300 € ja mille andmed on kõvasti paremad, ekraan küll väiksem veidi, aga ta on AMOLED ekraan 120 Hz, eks ole, siis tegelikult võib-olla see telefon pilvemängukonsoolina võib-olla töötab paremini. No okei, selle üks mõte võib ka see olla, et saata USB-ga ühendada, mitte USB-ga, vaid HDMI-ga ühendada siis ilmselt USB-C väljundist, eks ühendada teleka külge ja siis panna puldi külge, kuigi tegelikult saab ka telefoni niimoodi ühendada, nii et tegelikult ei ole. Ja muidugi seda mängib ka Androidi mänge, aga Androidi mängud kindlasti ei ole nii head, kui on need päris nagu nii-öelda konsoolide jaoks mõeldud mängud. Aga mis Switchi puudutab, siis minu arust see oleks selline väga hea liigutus, kui nemad tooksid Switchile ka selle pilvemängude toe, sest tegelikult seda saab teha brauseri põhiselt. Brauser on Switchis olemas, ta on küll peidetud selles mõttes, et teda ei saa kasutada niimoodi, et ma lähen Google'ist otsin midagi, vaid siis see äpist pood, mis neil on tegelikult veebipõhine, eks ole. Tegelikult see kogu see tehnika või see lahenduse tarkvara on see sees olemas Switchil. Ja lihtsalt nagu Nintendo küsimus, kas nad tahavad seda teha, et ma ei näe ka seal seda, et see oleks Nintendole kuidagi kahjulik, kuna pilvemängudes on sellised kangemad mängud, eks ole, mida võib-olla Nintendo ise ei tooda, et Nintendo ise toodab siis perekeskseid mänge ja ilmselt sealt nagu seda turgu ära ei võta, vaid pigem aitaks laiendada seda. Samamoodi tegelikult võiks ju tuua nad mingisuguse Netflixi või mõne muu sellise filmiteenuse ka, et mida oleks kuskil rongis või lennukis hea vaadata, aga siiamaani nad ei ole sellega tegelenud, ju siis ei pea prioriteetseks. Iseenesest oleks nagu huvitav lahendus, eks ole, et oleks universaalne konsool kõigi jaoks. Iseenesest AMOLED ekraaniga Switch on selleks ju ekraani mõttes väga hea. Väga ilusa, hästi ilusa pildiga. Rohkem sellist multisüsteemseks võiks muuta. Just. Mitte ainult, üks on puhas mängukonsool, aga võiks natukene siis mina ei näe, et see nagu Nintendo mängumüüki kuidagi nagu mõjutaks valvemaks teeks, kui nad selle lisaksid sinna. Just, sest ekraan on ju Switchil suurem kui telefonil ja kui sa lähed kuhugi, et rong on väga hea näide, et lennuk on ju väga hea näide. Et kui lähedki, võtad konsooli kaasa, mängid, tahad lülitad ringi, vaatad filmi, kas või siis mingid sisemised platvormid või kui on sul internet taga, mida ka tänapäeva lennukites ju ja rongidest vabalt ju võimaldatakse. Nii et saadki oma suuremat ekraani, et ei peagi hoiad telefoni taskus ja kasutad sellest suuremat konsooli. Aku ei kulu, eks ole, ja teiseks on see, et kui sul selle konsooli akuga midagi on, siis seda saab ka akupanga taha panna või siis osades lennukites on ju olemas, rongides eriti on voolupistikud, nii et saab laadida ka. Aga kui me mängud sedasi räägime, siis mõned asjad veel, et Nvidia kuulutas välja, kui me läheme nagu teise äärmusesse põhimõtteliselt, siis Nvidia kuulutas välja uued võimsad ja väga kallid graafikakaardid, siis RTX 4000 seeria, 4090, 4080 ja trend on ikkagi sinnapoole, et kuigi nüüd videokaartide hinnad on natukene kukkunud, sest et enam elekter on kallis, enam ei kaevandata nii palju, tegelikult teine asi, mis võib-olla seda kukkumist veel veab, on see, et üks suurimaid krüptovaluutasid Ethereum läks kaevandamise põhiselt platvormilt üle teistsugusele, et nende omandamine enam ei vaja siis sellist energiamahukat videokaartide kasutamist, nagu praegu vahepeal tehti, mis toob ilmselt osad videokaartide hinnad alla, aga kangemad on ikkagi kalli, et kui me kunagi rääkisime, et kohutav, et kõige kallim kange videokaart maksab 1000 €, siis RTX 4090 maksab 1600 € või isegi rohkem, et see ilmselt kuna praegu euro ja hinnad on dollari põhiselt antud, aga kuna siin maksud tulevad otsa ja euro on nõrku dollari suhtes, siis ilmselt nad võivad sinna kuni 2000 kanti välja minna. Loomulikult seal on 16 000 kudakoori siis seda tuuma, mis on kolmandiku võrra vist, kui ma ei eksi, rohkem kui eelmisel oli. Võimsus on ka nagu ikkagi hästi võimekas on ta, et ja mis mulle silma jäi, loomulikult lisaks sellele, et DLSS 3 ehk siis sellise ray tracing ehk siis nii-öelda
valgusega mängimine on tehtud veelgi paremaks ja veelgi efektiivsemaks, kõvasti efektiivsemaks. Probleem on selles, et suhteliselt vähe on veel neid mänge, kes seda ära kasutada oskavad. Eks see tuleviku poole on. Mitu aastat on sellega tegeletud, aga neid on ikkagi vähe. No ja 4 nanomeetrise protsessiga on ta toodetud, mis tähendab seda, et tegelikult võiks ta võtta vähem voolu, aga kuna ta on nii võimas, siis tegelikult ta ei võta mitte vähem voolu, vaid recommended siis soovituslik toiteblokk 49 kaardil on hetkel kuskil 850 vatti. Ja kui sa paned sinna võimsa protsessori ja muud asjad ka, SSD võtavad vähem kui tavaliselt kettad, aga sellegi poolest, sihukese 1000 vatise plokiga seda hakkama ei saa, et 1200 peab vähemalt olema ja siis, kui sa mõtled elektri hinna peale, siis hakkab valus. Tiksub arvuti, tiksub sul seal 8 tundi jutti, tiksub võrgus ja siis vaatad, nüüd hakkad lõpuks vaatama siis seda elektrienergia hinda lõpuks kokku. Just, õnneks on see, et tänapäevased nii graafikakaardid kui ka tegelikult protsessorid ja eriti toiteblokid suudavad ikkagi seda teha, et kui sa ei kasuta aktiivselt, siis nad tõmbavad selle voolutarbe ikka hästi madalaks alla ära. Et mina tean omast käest seda, et eks mul on ka selline vanema toitebloki lauaarvutiga, mis on nüüd supervana ja seal ikkagi ma ei mäleta, millal ma viimati kuulsin, et toitebloki ventilaator töötab, sest ma lihtsalt kasutan seda nii tagasihoidlikus võimsuses, et lihtsalt tal ei ole vaja nagu kõvasti tööd teha, eks ole. Yeah. Et selles mõttes selline niisama vedelemise aeg ilmselt ei võta väga palju voolu, aga kui sa ikkagi hakkad seal mängima, siis pärast võib elektriarve tasumine päris valusaks osutuda. Ja lisaks on siis RTX 4082 versiooni 16-gigane ja 12-gigane mäluga, ja siis 49, 24 giga mälu ja nende hinnad on vastavalt $1200 ja $900, nii et natukene vähem võtavad voolu. Maksimaalne voolutarve on 700 vatti või siis seda, mida nad vajavad ja miinimum on 320 ja 285 vastavalt, aga ilmselt miinimumgi kangemate mängude puhul hakkama ei saa. Ja need jõuavad siis müügile varsti, hiljemalt jõuluks. Kuidas saadavusega on, seda me ei tea, et vanemate kaarti saadavusega oli vahepeal just tänu nendele Bitcoini kaevuritele päris keeruline, aga praeguseks on saadavus paremaks teinud ja 3000 seeria mudelid jäävad müügile soodsama hinnaga, et ilmselt need hinnad siis veidi kukuvad, võib-olla tasub hoopis neid vaadata, kui just ei ole väga tarvis tippklassi kaarti kasutada. Üks asi, mida ma vaatasin, et inimesed, kes teevad tööd ja kasutavad Nvidia kaarti siis videotöötlusedeks, siis kaks AV1 enkooderit on, eks siis on uus videokoodek, mida kasutavad Netflix ja YouTube ja muud sellised asjad, inimesed, kes teevad nagu tööd professionaalses mõttes videoga, siis nende jaoks võib-olla on see vajalik ja see on võib-olla see koht, kus see hind ka tegelikult ära tasub, eks ole, kui ta teeb ikkagi jälle 1,5 korda kiiremini, siis saab oma ülesande 1,5 korda kiiremini tehtud, mis tähendab seda, et on rohkem aega teha järgmist asja. Saab rohkem teha. Just, saab rohkem teha, täpselt, et siis tegelikult... isegi mitte ei pea kiiremini tegema, saad lihtsalt rohkem teha. No jah, et see on ju tegelikult päris tihti selliste videoprofide puhul probleemiks, et neil lihtsalt ei ole aega, et kui sul arvuti renderdab videot 5 tundi või 3 tundi, siis tegelikult see vahe 2 tundi on selline, et sa saad teha kellegi teise projekti ära, eks ole, ja nii-öelda teenindada ära järgmise kliendi ja teenida rohkem raha, eks ole, sellistes alades on see koht, kus tegelikult see ära tasub, see kulu, eks ole, et tava mängimisel või eriti siis pühapäeva mängimisel ei ole see kindlasti mõistlik, aga mõistlik on ta siis, kui sa päriselt sellega raha teenid. Just. Kolmas mängu-uudis on see, et kaua oodatud GTA 6 lekkis väga põhjalikult ja nüüdseks on kinnitatud, et see ei olnud mitte siis võlts, vaid ongi päriselt nagu õiged kaadrid sealt mängust ja vaatasin need videosid ka sellised natuke hästi sellised toored, et graafiliselt ma võib-olla oleks ise, see pole tõenäoliselt mingi lõpp-produkt ega toode või võib-olla ongi siis madala resolutsiooniga tekitatud videod või siis kätte saadud videod, aga isest vaatasin seda neid hüppeliselt neid videosid, sealt klikkisin edasi, siis minule millegipärast nagu jättis väga GTA 5 mulje, mida ma ise siiamaani veel mängin ja aegalt proovin, aga ta nagu sellist väga suurt hüpet välja neid valguste mängu, jah, see nii-öelda see raid racinguga siis see mängimine selle juures, see oli nagu selline ilusam, aga eks see on selline toores materjal. No, eks see tegelikult näitab ju seda, üks asi on see, et nad on seda 8 aastat teinud, eks ole. Teine asi on see, et näitab ka seda, et Rockstaril või siis stuudio, kes ta arendab, ei ole tegelikult väga vaja järgmist mängu, sest et GTA 5 müüb siiamaani uskumatult hästi. Ka meil on ta olnud viimased, ma ei tea, 10 aastat
top 3 või vähemalt top 5 mängude hulgas pidevalt ilma ära kukkumata, et teised mängud seal sees vahetuvad, eks ole. Aga GTA 5 ja siis vahelduva eduga ka Minecraft on need kaks asja, mis nagu sealt pidevalt sees istuvad erinevatel platvormidel, et see on nagu uskumatu, kuidas jällegi ei ole veel kõigil olemas, eks ole. Suudab toota lihtsalt hästi. Just, selles mõttes on ikkagi üli edukas mäng ja 10 aastaga on lihtsalt järgmine uus põlvkond mängida lihtsalt peale kasvanud ja need avastavad jälle, et vaata kui lahe mäng ja kuna pole uute nagu välja tulnud, siis nad lihtsalt suudavad toota sellega. Jah, et igavesti kestav mäng, eks ole, et ei ole moraalselt vananenud. Aga viimaseks mängu-uudiseks on see, et töös on väidetavalt PlayStation 5 uus disain, et ikkagi konsoolidele tehakse väiksemaks või kompaktsemaks või midagi sellist ja siis nüüd on nagu väidetavalt tulemas variant, millel saab siis optilise seadme eemaldada, kui siiamaani olemas, eks ole, see ilma kettata variant ja kettaga variant, siis ilmselt ma ei tea, kas see mõte on siis selles, et kui sa ostad kettaga variandi ja siis otsustas, et ma nüüd tahan digitaalselt mänge mängida, ma tegelikult vajab sinna kapis nagu vähem ruumi, siis võtad ta küljest ära, et lükkata kuskile kuhugi mujale ja siis sa võtab see konsool vähem ruumi või ma ei tea, mis või siis on idee selles, et sa ostad lihtsalt konsooli ja kui sa tahad plaadiga, sa tahad lihtsalt ostad nendele lugeja. No see on ka üks variant, kunagi oli ju samamoodi Xboxil minu arust oli eraldi HD-DVD seade oli kohe kindlasti, võib-olla oli ka mingisugune, mida sai ka eraldi juurde osta, aga iseenesest täitsa huvitav ja tundub ka see, et PlayStation VR 2 ehk siis virtuaalreaalsuse peakomplekt on kohe-kohe saabumas, vähemalt siin mõningatele YouTuberitel on seda juba näidatud, nii et järelikult me võib-olla jõuluks ikkagi näeme ka seda ja saame pakkuda. Võib-olla, eeltellimused. Konsooligi ei ole veel, kõik soovijad pole veel konsooligi saanud, nii et kummaline, ma arvan, selle VR-iga läheb, loodame, et saab, aga ka endal huvi olemas, aga eeldaks, et ikkagi alguses on keeruline, et nõudlus on lihtsalt niivõrd suur, sest võrreldes VR esimese põlvkonnaga, siis numbriliselt on näitajad ikka niivõrd erinevad, et nüüd see PS5-le suunatud VR saab olema pildiliselt midagi ikka ulmeliselt fantastilist, nii et näinud veel ei ole või samamoodi neid YouTuberitele pakutavad lahendusi või neid seda lahendust nii-öelda vaadanud, aga endal pole veel võimalust olnud, nii et lahe saab see kindlasti olema, sest lihtsalt näitajate baasil on ta niivõrd vinge. Täpselt. Järgmise asjana vaatame korraks otsa sellisele huvitavale või teistsuguse uudisele, et Spotify, kes on lisaks siis muusikale päris pikka aega teinud podcaste või võimaldanud kuulata podcaste ja paljud teist kuulavad just ka seda meie saadet Spotify vahendusel, siis nüüd on lisaks sellele nad astunud ka audioraamatute turule, aga veidi teistmoodi, et kui enamus Apple Books pakub küll ka audioraamatuid raha eest ja kui võiks oodata, et Spotify, mille premiumi kuumaks on suhteliselt kallis, võiks ju pakkuda selle eest audioraamatuid, eks ole, siis nii see ei ole, et ometigi tuleb sul raamatute eest eraldi maksta ja audioraamat on olnud kogu aeg hästi kallid ja ka siin ei ole see erand. Ehk siis vaatasin korraks seda nimekirja ja ütleme siis lihtsamad raamatud on seal $10-15. Esialgu toimus ainult USAs, ilmselt tuleb ka mujale maailma mingi aja jooksul. Praegu on valikud 300,000 raamatut ja kõige odavamad on seal $10-15, aga näiteks Troonide mängu esimene osa on $36 ja mõni selline teine populaarne raamat on 25, sest tegelikult ei ole nagu selles mõttes, see hind ei ole nagu selles mõttes jabur, sest et audioraamat ongi kallid, ka teistes platvormides maksavadki sama palju ja need hinnad määrab siis audioraamat väljaandja, eks ole. Kui ma juba maksan Spotify eest, siis ma nagu tahaks, et võib-olla see võiks olla see kuumaksu sees, et mina olen audioraamatuid kuulanud üle 10 aasta kindlasti ja ma kasutan jätkuvalt Audible'it ja ma olen selle koha pealt õnnelik, et minul on veel see nii-öelda vanakooli pakett, mida enam ei pakuta, kus 8 naela eest, Inglise naela eest saab iga kuu ühe raamatu. Nüüd on see uus pakett, kus on 15 vist eurot on see hind, nii et nagu peaaegu poole kallim. Ja selle eest saab siis ühe raamatu ja tegelikult nüüd nad ka Audible teeb vastukäike, eks nad lähevad nagu sinna Spotify või teiste selliste voogedastusteenuste turule, et nüüd saad ka striimida, sa pead alla laadima, kuigi mina jätkuvalt laen alla, sest raamat on hästi suured tavaliselt, mitusada megabaitti võib-olla. Ja teine asi on see, et nüüd nad siis selle kuumaksu eest, mitte ei ole nii, et sa maksad selle kuumaksu ja saad sellest ühe raamatu, eks ole, vaid nad võimaldavad ka siis, neil on ka podcast, neil on raamatud, mis on nagu nii-öelda
nii jutumärkides tasuta selle kuumaksu eest, eks sa ei pea nagu eraldi ostma neid. Et nad laiendavad ka seda valikut ja sa saad oma kuumaksu eest rohkem kui varem ja tegelikult nad mängivad ka seda podcasti mängu väga aktiivselt kaasa, ehk siis nad võitlevad eksklusiivide nimel ja viimatine suur uudis oligi see, et Obamad, ehk siis nii Barack ja Michelle läksid, kellel on väga populaarsed podcastid mõlematel, läksid just Spotify'st Audible'isse, ehk siis seal ka nii-öelda kuulsate nimede pärast võideldakse tegelikult platvormide vahel väga-väga aktiivselt. Et ma tahaks loota, et äkki Spotify tuleb siis vähemalt sellise variandiga, et selle kuumaksu sees on ka mingisugused, vähemalt mingi valik, nagu võib-olla mitte kogu valik, et mingi asju sa jääd kostma, aga mingi valik raamatuid, et see võib-olla laiendaks seda turgu ja konkurents on alati hea, aga seni, kuni ikkagi populaarsed raamatud maksavad sellele 10 või 15 euro selle kuumaksu lisaks 35, siis seda ilmselt väga paljud ei tarbi. Päris palju tegelikult ikkagi 35 eurot. Mulle tundub, et see on nagu jäänuk sellest ajast, kus audioraamatuid tulid alguses nüüd plaadi peal, aga alguses lausa kasseti peal ja siis ühte raamat oli 10 kasseti pakis, sest et ta kestis 10 tundi ja kasseti peale mahtus tund aega juttu, eks ole siis. Sellest ma saan aru, sul on see salvestusmeediad ja kõik asjad seal juures. See oli füüsiline meedia, lisaks see, et sa pidid seda töötlema, eks ole, kui see raamat oli 20 tundi pikk, siis see näitleja, kes tahtis palka saada, luges seda tegelikult mitte 20 tundi, võib-olla 200 tundi ja seda töödeldi, eks selle pärast köhatused välja ja kõik nii edasi, et see oli nagu päris suur töö, ja suur töö on ta siiamaani, aga digitaalsed tehnikad võimaldavad seda ikkagi palju efektiivsemalt ja kiiremini teha ja tegelikult sellepärast ongi Audible läinud nagu seda teed, esiteks kui Audible nüüd Amazoni firma, siis Amazon saab nagu nüüd oma jõule loota, eks ole, et seal sünergiaid luua ja asja odavamalt toota, aga nad on ka ilmselt jõudnud ikkagi siis tootjatega kokkuleppele, et see kuumaksusüsteem töötab, et mina olen päris kindel, et see käib niimoodi, et kuna seal on üsna palju inimesi, kes maksavad kuumaksu iga kuu, võib-olla raamatut ei tõmba, eks ole, siis makstakse nii-öelda nendele kirjastajatele võib-olla rohkem, kui klient maksab, eks ole, et selles mõttes on seal võib-olla see, aga ka seal on see, et mina oma 8 naelase hinnaklassiga enam kindlasti, kui ma praegu katkestakse tellimusse, siis ma enam sama hinnaga kunagi tagasi ei saaks, eks ole, et ka see hind on ikkagi tõusnud. Aga teenus on sellegi poolest hea ja ma kasutan seda väga aktiivselt ja hea on see, et siin audioraamatute turule tuleb konkurentsi juurde. Mis on puudu, on muidugi see, et Eesti audioraamatuid on väga vähe, eks ole, et võib-olla Spotify, kuna sinna saab väga lihtsalt lisada Eesti podcastis, võib-olla võiks ka tekkida Eesti kirjastajatel huvi ja Spotify huvi nii-öelda samamoodi kui Netflix toetab sarjade tootmist erinevates Euroopa riikides, et võiks võib-olla Spotify toetada audioraamatute tootmist väiksemates riikides, et kuna neil on need võimekused olemas ja miks mitte nagu seda turuosa või niši ära kasutada. Ja seal siis võib-olla võiks teha selle, et paneme ta sinna kuumaksu sisse ja maksame siis kirjastajate autoritele sellest osast. Et võib-olla tooks huvi juurde. Palju üldse Eestis, mul selles siit, kus endal nagu ülevaade puudub, et kui palju üldse Eestis reaalselt eestikeelset audioraamatut saada on? Väga vähe. Väga vähe, jah. Neid on, aga neid on väga vähe ja tegelikult võiks olla rohkem. Ma tean siin päris mitmed kirjastajad on üritanud seda teha ja sellega tegeleda, aga seal on ikkagi ka probleeme just see, et see tootmine on päris kallis ja näitlejaid, kes oskavad ja tahavad lugeda, on suhteliselt vähe ja näiteks inimestele meeldiks, et on võib-olla veel vähem, eks ole. Ja klassikaline audioraamat, tegelikult siis ka audioraamat veel ei olnud, aga me kõik mäletame, kui Tõnu Aav luges Veigi lugusid vist veel vinüülplaadi peal, eks ole. Et see on nagu selline, ütleme, et Eesti audioraamatute turu algus, ma kujutan, et aastat 30-40 tagasi. Aga see töötas ju päris hästi, eks, et mina küll kuulasin. Ja tegelikult ongi see, et minu jaoks näiteks Audible'i kogemusest on see, et mulle meeldib, kui loetakse hästi, ma tean inimesi, kes kuulavad ka podcast ja raamatuid, keeravad selle kiiruse 2-kordseks või 1,5-kordseks. Mina ei suuda kuulata, ma tahan, et see lugeja oleks hea ja see lugeja selline diktsioon tuleks hästi välja, eks ole, et eriti kui teeb seda erinevaid aktsente ja selliseid asju, siis kiiresti lugedes läheb see kõik, või kuulates läheb see kõik kaduma. Ja mina olen kuulanud päris mitmeid raamatuid, mis on, kelle on sisse lugenud või mille on sisse lugenud kuulus näitleja. Ja tuleb välja, et ta tegelikult ei tee seda väga hästi. Ja siis ma eelistan nagu raamatuid, kelle loeb sisse mitte tuntud nimi, aga kes ilmselgelt on just selle ala proff, eks ole, kes teeb seda tööd nagu ülihästi, et alati, kui sa oled hea näitleja teles või filmis, siis see ei tähenda, et sa oskaksid hästi lugeda raamatut, eks ole. Mõni on ka erandeid. On ka erandeid muidugi. Ja, et ma hiljuti kuulasin
Carl Sagani Kosmost, mis on hästi kuulus raamat. Luges LeVar Burton, kes on Star Trekis tuntud näitleja ja kohe üldse ei meeldi mulle see. Aga samas on raamatuid, kelle loevad sisse, ehk siis nüüd autobiograafiaid, kelle siis see autor ise sisse loeb, ise kirjutab, ise loeb ja kui ta on ise näitleja, eks ole, siis on nagu väga hea, aga samas no vastan näitena Stephen Fry näiteks tuntud näitleja loeb väga palju raamatuid ja ülihästi loeb, nii et selles mõttes siin on nagu nii ja naapidi. Päris tihti on see, et ma ei olengi jätnud raamatu või kuulamata sellepärast, et see lihtsalt see stiil mulle üldse ei istu. Aga see on nagu asi, mida peab kogema, et seda ei saa nagu niimoodi kirjeldada. No, see on nagu tavalise nagu raamatu lugemisega, kas raamat meeldib või meeldi. Siin on ka audio pealugemisega, et ega see on meeldib või meeldi, et siis sa ja siin on ka tegelikult see siis, et kuna see on täiesti teistsugune kogemus, siis raamatu, mis sul raamatuna ei pruugi meeldida, võib sulle audioraamatuna väga meeldida ja raamat, mis sulle tegelikult väga meeldib, kui sulle see lugeja ei istu, siis sa ei saa seda kuulataks. See on täpselt niimoodi. Aga lähme siit edasi Apple'i juurde. App Store tõstab kõvasti hindu, et inflatsioon on jõudnud ka siia ja inflatsioon on umbes sama suur, kui ta meil Eestis üldiselt on, ehk siis hindu tõstetakse umbes 20% 5. oktoobrist euroalal, kuna Apple on paika pannud sellised konkreetsed hinnad, seal ei ole Androidi poes niimoodi, et müüja saab ise määrata hinna, eks ole, hind on väga erinevaid. Siis App Store'is on 3 sellist põhilist hinnapaketti, on 99 senti, 4,99 ja 14,99, siis nüüd on need uued hinnad on vastavad 1,19, 5,99, 17,99, ehk siis umbes 20% on kallimad, võib-olla elektrikulu või? Just, ega see muu olla ei saa, ja mida muud seal see inflatsioon mõjutada saab, kui ainult kuskil serveri voolutarvet ainult. Just, ja kuna Apple teatavasti siiamaani ikka kipub võtma sealt vahelt 30%, siis nüüd on see 30% ja 20% suurem. Et rohkem raha neile saab ka serveri kulud tagasi. Ehk siis teadke, et kui te tahate mingit äppi osta, siis tõenäoliselt tasub seda enne 5. oktoobrit teha, hoiab natuke raha kokku. Teine asi, mis puudutab sellist virtuaalset asja, on see, et populaarne nutipank võiks nimetaks nutipankadeks. Just, online pank. Jah, et äpipank. Äpipank. Just Revolut, keda ka Eestis päris palju kasutatakse, nendelt on lekkinud omajagu andmeid, nii et kui te kasutate Revoluti teenuseid, siis tasuks vähemalt parool ära muuta ja võib-olla kui seal on mingid 2-astmelised kinnitused, siis neid kasutada ja seal ka võib-olla midagi muuta. Et Revolut on Eestis üsna populaarne. Ta on selline Inglismaal tehtud nutipanka, aga kuna vahepeal toimus Brexit, siis nad liigutasid oma nii-öelda juriidilise keha Leetu, et nad said Leedu panga litsentsi, mis tähendab seda, et nad ei ole mitte enam siis nii-öelda kaardipakkuja, vaid nad on ka päris pank. Vahe on selles, et kui vanem nii-öelda tavalise nutipanga, nagu see ei ole päris pank, või sa oled Eestis nimetatakse finantsasutuseks vist või maksevahendaja on see tegelikult Eestis juriidilise nimi. Kui sa oled maksevahendaja ja sul on kaart, siis sa tegelikult võid kasutada nii-öelda ainult sellist ettemaksuga kaarti. Ettemaksuga kaardid häda on see, et su kaardi peal olevad saldod kontrollitakse reaalajas. Ehk siis näiteks, kui sa oled lennukis, kus ei ole netti või kui sa oled kuskil mujal, siis see kaart lihtsalt ei tööta. Et päris tihti oli see, et Revolut ja sarnaste pankade kaardid lennukis ei töötanud. Siis nüüd on ja tänapäeval päris palju lennukitis on nüüd peale koroonapandeemiat on tekkinud see, et enam ei saa sularahas maksta või saab ainult kaardiga maksta. Siis mina tänan, et oli aeg, kus Revoluti kaardiga saanud maksta, siis nüüd, kus neil on Leedu panga litsents, on päris pangad, siis nad on Visa ja Mastercardi partnerid, ehk siis nüüd nad pakuvad päris debetkaarti, ehk siis sa saad maksta ka siis, kui sul ei ole netiühendust, ehk siis nii-öelda sul on mingisugune limiit, mille ulatuspank sind usaldab, eks ole, et sa saad nagu pärast tehakse tehing tagantjärgi ära, siis registreeritakse kuskil süsteemides. Ja miks Revolut Eestis oli populaarne, oli see, et seal oli ta oli üks esimesi, kes pakkus Apple Pay'd ja Google Pay'd, ehk siis inimesed, kes Eesti pankade kaartidega ei saanud kellaga maksta siis, või telefoniga, siis see oli asi, mis seda võimaldas ja see on nagu nüüd niimoodi jäänud ja seal on ka teisi üks mugavusasju, et neil on need virtuaalsete kaartide süsteem on hästi õnnestunud, kuigi see on näiteks ka LHV pangal olemas, eks ole, et kuna Revolut on Eestis populaarne, siis usun, et siin on ka võib-olla kasutajaid, kes meie saadet kuulavad, nii et eeldaks seda, et sealt nii-öelda asutuse poolt on tulnud juba selle lekkimise kohta ikkagi ka minul on ka Revoluti konto, mina ei ole kirja saanud, mis võib tähendada seda, et kas nad pole seda saatnud või siis mina ei ole nende hulgas. Just, et siis igaks juhuks kontrollida. Tegelikult on see, et 20 000 Euroopa Liidu klienti on väidetavalt selle äkki tõttu kannatanud nendest miljonitest, kes neil on, nii et võib-olla siis see summa ongi see kogus piisavalt väike, eks ole, et minuni ei jõudnud. Aga igaks juhuks tasub üle vaadata.
paar uudist ja lõppu veel, et üks selline täitsa huvitav uudis on see, et tehti uuring, kus inimesed, kes vajavad operatsiooni käigus tuimestust, siis kui neile panna samal ajal pähe virtuaalreaalsuse prillid ja näidata sealt mingisugust rahustavat videot, siis nad vajavad kordades vähem tuimestust, ehk siis selline valust eemaldumine muude viisidega töötab ka päris hästi, et kui sa oled kuskil omas maailmas ja ei mõtle sellele operatsioonile valule, siis sul ei ole vaja nii palju tuimestust, et see on tegelikult kehale parem, kui tuimestust tegelikult ei ole. Näidatakse mingit komöödiat sulle, sa naerad seal mõttes naerad, vaatad ja naerad. Jah, ma ei tea, kuidas see töötab, sest kui sa hakkad nagu seal naerukrampidest tõblema, siis see ei ole just operatsioonile väga hea, aga jah, iseenesest on tegelikult huvitav lähenemine, kuidagi, kuidas nagu naturaalselt ja vähem kemikaale kasutades inimesi valust võõrandada, eks ole, või see... Tõenäoliselt see on ikkagi siis sellisele nii, kus inimene peab olema ise ärkvel, tehakse lokaalse narkoosiga asja ja siis lihtsalt viiaksegi lihtsalt mõtted eemale, et ta ei oleks selle operatsiooni enda juures, vaid üritatakse siis eemale viia ta sealt mõtetega ja siis seetõttu siis organismile vähem sellist keemilist koormust. Mulle see mõte nagu selles mõttes meeldis, et ma mõtlesin ise, kus ma olin hambaarsti, mitu tundi tooli peal pikali tehti mingid tegevusi ja kohaliku tuimestusega, siis tegelikult kas või selleks seda aega veeta nagu kuidagi igavani seal olla, eks ole, mitu tundi. Prillid pähe, pult pähe hakkab mängima. Just, aga see on see, et kui sul nagu prillid on näos, ega suule väga ligi ei pääse, et hambaarsti juures väga hästi ei tööta praegu vist. Aga iseenesest mõttena oleks väga hea. Viimasena selline huvitav teadaanne, et Intel lõpetab Pentiumi ja Celeroni brändide kasutamise, et Celeronist tegelikult oleks juba ammu võinud lahti saada, sest ta on sellise odava arvuti sünonüüm mõnes mõttes, mis võib-olla ei ole hästi teenditud, sest et uuemad Celeron ja Pentium protsessorid on olnud nagu suhteliselt korralikud, aga selle asemele tuleb siis nüüd lihtsalt Inteli protsessor logo, mis mina ütleks, et võib-olla oleks Pentiumi võinud selle asemel alles jätta, et selline väljend Inteli protsessor on kuidagi kohmakas ja mitte midagi ütleb. Vana juba. Jah, just, et aga Celeronist lahti saamine mõnes mõttes, tegelikult nad on kunagi püüdsid seda lõpetada juba varem, aga nüüd siis järelikult on nad jõudnud järeldusele, või jõudsid vahepeal järeldusele, et piisavalt tuntud brändid on, et nende seljas nagu saab nii-öelda liugu lasta pikalt ja nüüd on võib-olla siis see aeg ka läbi, et järgmise aasta jooksul nad lõpetavad siis nende brändide kasutamise praeguste plaanide kohaselt. Võib kõik muutuda, aga huvitav seegi. Just. Sellised olid seekordsed uudised, meie tõmbame siit saate kokku ja loomulikult jätkuvalt meenutan, et kui te soovite esitada meile küsimusi või anda teada, millest me võiksime rääkida, siis me ootame teie tagasisidet aadressile saade@euronics.ee või siis meie Instagrami ja Facebooki postituste kommentaaridesse, vaatame need kõik üle ja teeme oma saadet vastavalt teie soovidele. Täname kuulamast. Kena päeva!